tere, tere. Tere, Marko, tere, Reeli. tere. tere. Tere, tere. Ähm, Täna meil on siis selline tore vestlus köite sidumise kunsti ja shibari teemal. Ja me mõtlesime selle täna viia siis suunaga sinna, et natukene seda salapärast maailma avada neile, keda see võib-olla huvitab, aga kes sellest veel väga palju ei tea või ei ole üldse kogenud. Sellepärast, et eriti tore uudis on see, et festivalil te teete see aasta 2 töötuba, nii et on võimalik 2 korral teie mõnusas vaibis olla. Räägin isiklikust kogemusest. Et võib-olla sissejuhatuseks, et teie selle tutvustusega saab meie kodulehel tutvuda väga mugavalt, aga et võib-olla nii palju, mis te ise peate oluliseks mainida endast ja sellest, et kuidas te selle Shibari kogukonna loomiseni Eestis üldse jõudsite koos niimoodi, et teil on tegelikult väga tore kogukond ka. Et siis äkki natuke jagate sellest. Ja ma siis alustan. et noh, ilmselt vist mina olen see kurja juur, millest kõik alguse sai. Et kui ma nagu umbes 10 aastat tagasi sattusin sinna Shibari maailmasse ja kogesin seda esmakordselt, siis juba siis ma sain aru, et see on asi, mis jääb minu ellu nagu pikemaks ajaks. Ja no siis ma alguses tolleaegse abikaasaga koos harrastasime seda väga intensiivselt ja käisime kõiksugu kursustel ja õppisime kus iganes nagu võimalusi oli, kaasa arvatud YouTube loomulikult. Ja kui siis suhe nagu otsa sai, siis ma olin selle lõhkise küna ees, et kust ma need inimesed siis nüüd leian, kes samamoodi tahaks teha seda niisugust huvitavat asja nagu edasi. Sest et ma sain aru, et ma ei saa nagu seda Shibarit oma elust nagu välja visata, sest et see lihtsalt ei töötanud mitte kuidagi, et seal ei ole enam Shibarit. Ja no siis oli minu ringkonnas tegelikult sõbrad mul mõned siuksed, kes nagu teadsid natukene, millega ma tegelen ja siis nad hakkasid torkima, et kuule, et sa oskad nii hästi, et aga õpeta ise inimesi. Ja no siis niimoodi vaikselt paar esimest workshopi sain teha nagu Virgega koos ja siis Mirjamiga ja siis kohtusin Markoga. Ja kuna Markole õnneks nagu meeldis samamoodi see Shibari algus küll vähem, aga pärast rohkem, siis me nagu võtsimegi ühiselt ette selle suurema projekti, et hakkasime looma nagu niisugust kogukonda ja regulaarseid üritusi, et oleks nagu inimestel võimalus tulla ja tegeleda sellega nagu mitte ainult korraks niimoodi ja siis kaduda ja unustada see teema, vaid jäädagi nagu sellega siis rohkem tegelema ja minna nagu süvitsi täpselt nii sügavale, kui nagu soovi on. Ja siis panimegi selle huvitava nime Köieparadiis oma kohale ja hakkasime seal siis vaikselt seda kogukonda suurendama. Väga hea, ma just tahtsingi, et sa tooksid välja ka kogukonna nime. Marko, mis sul enda kaitseks öelda on? No ma võin võib-olla selles mõttes, et kuidas see minuni nagu jõudis või et see oli umbes samal ajal, kui ma olin ka nagu avastamas tegelikult nagu tantramaailma eelkõige. Ja siis natukene hiljem mingi hetk sihuke pooljuhuslikult või kuidagi sattusin ka nagu neid köisi kuidagi kogema. Ja see kogemus oli selles mõttes, ta oli nagu üllatav, et ta oli, ma sain aru kuidagi, et need köied muutsid kõik nagu natukene nagu intensiivsemaks või nagu kuidagi teistmoodi, teistsuguseks, kui seda, ütleme siis nagu niisama füüsilise puudutuse või igasugu erinevate, noh, ma olen ka igasugu mingit massaaže ja praktikaid ja terapeudiks õppinud ja siis see köievärk oli sihuke huvitav. Ja natuke peale seda oligi, kohtusimegi siis Reeliga ja kus siis sai nagu veel niimoodi rohkem ja sügavamalt siis
noh, minul isiklikult oli sellest oli ikkagi, ta oli minu jaoks oli eelkõige väga sihuke teraapiline kogemus ja sellepärast see mind ka nagu võlus ja nüüd nagu edaspidi ta on selline sügav kohalolu praktika ja nagu selline jälgimise ehk, et kui öeldakse, et noh, too ennast nagu kohal, siis köied on need, mis mind mõlemas rollis toovad üli hästi kohale, sest et seal on ka see märkamine on nagu ekstra oluline või ekstra terav ja see ürituste korraldamine ja kõik nagu see koos nagu tegemine, et see on selline mõnus hoida ennast kuidagi nagu värskena või nagu järje peal, et kogu aeg nagu välja mõelda, et mis edasi ja mis veel, et see on põnev. Okei, väga lahe. Sa puudutasid kohe päris mitut kohta, mis, kui mina eelmisel aastal teie töötoas osalesin täiesti puhta lehena, ainult nii palju, kui ma olin natukene lugenud selle kohta, et siis üks nendest asjadest, mis mul nagu kohe praegu oli, et või kuidagi turgates, et see kohalolu ja tegelikult nagu, ma ei tea, võib-olla ma olin siis nagu sobivas momendis, aga minu jaoks võimendus rahutunne. Ehk siis, et kui võib-olla köie sidumiskunsti või shibarile mõelda, siis see kindlasti ei ole esimene asi, mis inimestel pähe tuleb. Et kuidas te võib-olla alustuseks nagu sellele seletust annaksite, et mida see toob inimesest siis esile, et kui mina näiteks olen usaldusliku partneriga, kogen esimesi sidumisi ja ma tunnen nagu esimese asjana põhimõtteliselt seda, kuidas kogu mu süsteem täielikult rahuneb. Kas see on normaalne, kas see on aimatav, et mis teie kogemus? Ma võib-olla selles mõttes, et kuna see mind hästi ennast ka nagu kõnetab, et ma olen päris palju nagu ise ka nagu mõelnud, et mis on see nagu kuidagi nagu eesmärk, miks mulle meeldib nagu seotud olles, siis ma ütleks ka, et alati on see rahu on nagu see lõpp nagu võtmesõna, et see, kuidas ma sinna jõuan, see on muidugi nagu erinev, et mul päris tihti ei lähe nagu niimoodi, et lihtsalt on keegi nöörid peal, siis ma olen nagu rahul et see on jälle nagu minu teekond, et mul on pigem, et see tahab enamasti, mitte nagu alati, et see sõltub nagu sellest paarilisest on nagu see, et see tahab nagu sükest füüsilist väljakutset ja nagu sükest nagu pinget ja nagu kerget nagu enda äraväsitamist, mida ma ise tihtipeale nagu võimendan ja siis pärast nagu see, just minu jaoks on just nagu mingisugused kihid saavad nii-öelda nagu maha ja siis on see rahutunne ja vaikus on nii-öelda nagu mõnus tulema ja see on ülinauditav küll, jah. Aga ma küsiks veel natuke ümmarguselt, enne kui võib-olla nende kõige selliste magusamate küsimuste juurde minna. Et kui te peaks ütlema, mida see köis õpetab inimese kohta, see praktika, mida me ilma selleta võib-olla ei märkaks. Kas see ka kuidagi midagi sütitab teis? No see on jälle, ma pean ütlema, et see on väga minu nii-öelda südamelähedane teema mingis mõttes, et see, mida ta mulle nii-öelda need esialgsed kogemused või kuidas need nagu õpetasid, oligi täpselt see või ma sain kuidagi nagu aru, et seal nii-öelda nagu see jälle, see ei pea nii nagu olema, see on hästi nagu individuaalne, aga ma olen täheldanud, et see peab ikkagi päris paljude puhul paika. Ehk et see, kui sul on ära võetud nagu näiteks nii-öelda nagu see kontroll või kui sa oled nii-öelda nagu seal ükskõik siis, kas siis nagu hoitud või kuidagi mis iganes see dünaamika või kuidas sa nii-öelda nagu oled seal kinni, siis see, kuidas sa reageerid selles ja nüüd võib-olla kas siis natukene mõjutatakse või muudetakse seda situatsiooni või olukorda ja see, kuidas sa seal reageerid, siis see päris tihti vastab nii-öelda või noh, jälle minu kogemuses vaatamisel vastab selles mõttes nagu päris elulistele reageeringutele. Ehk et noh, näiteks oletame, et kui see ongi nagu väljakutsuv või siuke nagu ütleme nagu füüsiliselt näiteks raske, kuidas ma siis reageerin, mis minu sees muutub või kui see on, kas mul on võimalik nii-öelda nagu peast välja tulla, nii-öelda nagu rahuneda või ma otsin kogu aeg, kuidas, kas ma tahaks kellelegi teise sidujale nüüd nii-öelda nagu meeldida või ma tahan olla täiesti iseenda nagu mullis või ja need peegeldavad tihtipeale, kuidas me tavaelus ka nagu kuskil nii-öelda nagu siis
kas siis põgeneme või oleme või reageerime ja et see on selles mõttes see on hästi nagu huvitav, aga see on, ma ütleks, siis ma võikski pikemalt siin jutustama jääda, et see on siuke lühidalt. okei, väga-väga lahe, et saime hoopis niipidi nagu algusest minna. Aga sa mainisid nüüd, et seda teist inimest ka, on ju, kellest, et sidumist paraku vist tehakse ainult kahekesi, on ju, ma saan aru. Üksi ka või? Üksi saab ka. Igatemoodi, aga kaks lahe. on võib-olla kõige populaarsem. Aga ütleme siis meie festivali ja töötubasid ja teie kogukonda silmas pidades, et siis sinna me tuleme paarilisega. Et kas šibarit kogetakse ka mitte oma partneriga või et millised need olulised elemendid, noh, peale ilmselgelt selle, et see inimene võiks sulle ilmselt olla meeldiv ja sa usaldad teda, on ju, või tunned, et sa saad teda usaldada. Aga et mis need elemendid on, et millega peaks arvestama enda kaaslase valikul võib-olla või kas üldse sihukest küsimust on mõtet küsida? Kellega Äkki Reili tahab vastata? Jah, äkki Reili tahab ka vastata nüüd. Ja, no mina tegelikult tooksin välja hoopis selle, et noh, alati sa saad, on ju oma, kui sul on valikut, eks ju, saad valida omale kaaslast väga detailselt, nii nagu elus ka, on ju, et mida pikema nimekirjaga, kui sul on valikut, sa saad nagu leida kõik need tšekid, on ju. Aga tegelikkuses on see, et isegi veel olulisem sellest, mis sul selle nii-öelda kaaslase puhul võiks olla, on see, et sa ise oleksid enda vastu hästi aus ja annaksid teada oma piiridest ja mõtetest ja vajadustest. Sest kui sina nagu, tegelikult sina oled ju see, kes tunneb kõige paremini sind. Ja sa ei saa eeldada, isegi kui sa oled 25 aastat nagu kaaslasega koos, et teine nagu oskab sind lugeda nagu igas situatsioonis 100%. Eriti siis, kui te tulete köitesse ja te pole köisi varem nagu koos kasutanud. Et seega nagu, kui sa nagu iseenda vastu oled aus ja jälgid oma nagu reaktsioone ja mõtteid ja tundeid ja vastavalt sellele kommunikeerid, siis saab isegi nagu väga vähe tuttava inimesega väga edukalt koos šibaarit teha. No minu kogemus oli ka see, et mina olin festivalil üksinda ja no Ühenduse festivali võlu on see, et meil on need pereringid moodustatakse festivali alguses. Ehk siis, et iga päev sa tuled kokku väikse grupi inimestega, kellega siis soovi korral saad peegeldada. Seal tehakse sellised toredad tervitused ja tegelikult on ka see, et üks nagu selle pereringi eesmärgist on see, et kui siin on kui sul on mõni töötuba, kuhu on vaja paarilisega minna, siis potentsiaalselt sa võid sealt pereringist omale selle inimese leida, aga siis, kui sa tuled üksinda, et see peaks siis olema sihuke sinu usaldusinimene on ju sealt. Ja minuga täpselt nii oligi, see oli minu jaoks täiesti võõras inimene ja me vestlesime väga ausalt, aga mul tekkis ja lõpuks saimegi aru, et väga tore, võime tulla koos teie töötuppa ja oli väga tore kogemus. Aga kas on mingid küsimused, mida endalt, sa ütlesid, pead endaga aus olema, et kas on mingid küsimused, mida võiks endalt enne küsida võib-olla või võib tulla lihtsalt avatud meelega või ütleme, et kas on midagi, mida peaks nagu arvesse võtma enne kui tulla šibari töötuppa? Äkki siin Marko tahab vastata? No ma lisaks võib-olla siin selles mõttes, nagu ütlesid, et kas või võõra inimesega või siis ilmselgelt või noh, jälle meie kogukonnas on üsna tavapärane. Oluline ongi nii, nagu sa ise ütlesid, see teatud siuke nagu meeldiv usaldus kindlasti. Ehk et noh, enamasti meil on muidugi, kui sa saad ringis kellegiga rääkida, siis juba nagu saab tekkida nagu rohkem, noh, ma julgen öelda, et suuresti, kui sa juba vaatad kellelegi nii-öelda nagu otsa, siis sa natukene nagu tunned juba, et okei, et see noh, vähemalt tundub nii-öelda nagu usaldusväärne. Et sa ei peaks nagu mõtlema millegile nagu muule või kellele või kas, mis või kus, et sa saaksid kogeda rohkem, mis toimub. Ja siis jah, iseenda piirid selles mõttes küsima, et iseendalt, et mis on praegult minu jaoks nagu okei ja seda ka kohe ausalt väljendama. Sest meil tegelikult üks nendest töötubadest on selline, kuhu ei pea tulema oma kaaslasega ja kus tegelikult saab niimoodi küll nagu põgusamalt ja natukene nagu lihtsamalt kogeda just nimelt
erinevaid kogemusi siis, et see ei ole nagu selline üks pikk rännakus. Teine töötuba on see, kus tuleb tulla oma paarilisega ja saab olla nii-öelda nagu koos, aga see esimene niisugune nii-öelda kohtingutuba, kus põgusalt siis nagu tutvustame seda väga nagu lihtsalt ja pehmelt siis ütleme nii. Käime läbi ka kõik need, natukene teemegi väikest sedasama piiride harjutusi seal ja nagu kohtume nii-öelda nagu saame, vähemalt meil on ise teinud seda üritust päris palju enda seal, ütleme siis köieparadiisis ja see on väga hästi töötanud selles mõttes, et kõik selline väike kohaletulek, natuke tutvumist, kõigiga juba saad nagu aimdust ja siis järk-järgult, et kuidas siis ongi, et ma julgen kellelegi otsa vaadata, julgen öelda, et kuule, ei stopp, praegult see mulle, või siit see mulle ei sobi või see ja siis kogeda, mis tunne on nagu, sest et minu jaoks see on jälle ka üks nagu mingis mõttes nagu põnev, et kogeda just nimelt nagu erinevaid inimesi, sest et need reaktsioonid ja dünaamikad ja iseenda sees, nagu me ütleme, et me näeme ju iseenda peegeldust kogu aeg, eks ole, ja erinevates inimestes me näeme erinevaid peegeldusi ja see teeb selles mõttes palju põnevamaks. Okei, sa puudutasid kahte väga head punkti. Esiteks teineteisele otsa vaatamine, üllatavalt hirmutav ja ebamugav tegevus paljudele inimestele, kui see ei ole ainult pilguks. Ja teine asi, piiride väljendamine, et see on ka selline tänapäeval väga populaarne väljend. Et kas siis võiks öelda, et kui sa näiteks ütleme, et võib-olla inimene käib teraapias või saab aru, et tal on piiride seadmisega või piiride kehtestamisega näiteks väljakutse, et siis kas Shibari võiks olla selline praktika, mis tal aitab ja õpetab neid turvalises keskkonnas endaga kehtestama võib-olla. Et kas seda võiks ka niimoodi laiendada? No sellisel juhul on kindlasti äärmiselt oluline, et see inimene ikkagi, et see ei ole nagu et ma arvan, et ma usaldan, vaid see usaldus peab olema kindlasti selles mõttes nagu eelnevalt juba nagu kehtestatud või nagu paika saadud. Siis on võimalik küll seda või vähemalt minu kogemuses või nagu ütleme nagu privaatsessioonide või nagu niimoodi, et siis on päris huvitav on nagu vaadata sest jälle need samad, et me käitume hästi selliselt, kuidas me tavaelus mingis mõttes nagu, kuidas me tavaelus ka oma piire kehtestame, eks ole. Ja siis kipub välja tulema nagu seal, aga siis on võimalik seda selles mõttes nagu suunata just nimelt sellepärast, et see on nüüd nagu turvaline ja seda mingis mõttes, kui see on eesmärk, mingis mõttes ka esile kutsuda, et sa ütleksid nüüd ja nagu selles ja teha seda nagu jälle okei, see läheb nagu selles mõttes, see mitte nii väga nüüd nagu selle meie töötubade konteksti, aga laias laastus jah, on küll võimalik. Aga me räägime sellest tähtsusest väga palju, aga kas te võiksite siis natuke avada, et mind ennast ka väga puudutas, et teie töötoas räägiti väga palju nõusolekust, piiridest, teineteise kuulamisest. Et miks need on Shibaris nii kesksel kohal? No ilmselgelt sel põhjusel, et kui sa ei väljenda oma piire piisavalt hästi, nii et teine inimene aru saab ja ühel hetkel sa oled täielikult kinni seotud, siis sa ei saa enam nagu midagi nagu füüsiliselt teha, kui teine inimene on valesti aru saanud su piiridest ja hakkab neid ületama. Et see ongi see, et aga me ei taha sellist situatsiooni, eks ju, et see tekiks, et keegi ületaks su piire. Sest et see otsekohe nagu igasuguse selle turvalise keskkonna ja usalduse nagu lõpetab ära põhimõtteliselt selles situatsioonis. Ja tegelikult on ka see, et me ikkagi nagu ütleme nii, et loomulikult on erandeid, on inimesi, kes tahavad teisi inimesi ära kasutada ja siis nad ei jälgigi neid piire. Aga kui me räägime nagu inimestest, kes tahaksid tegelikult austada su piire, siis kui sa neid ei väljenda, siis ta nagu ei saa ju neid austada. Et selles mõttes on see niisugune mitut pidi nagu keeruline koht ja sellepärast ikkagi nagu mina nagu soovitan, et pigem, kui sa täpselt ei tea, kus sul see piir on, sa ütle ta natukene lähemale, et jäta see puhvertsoon sinna nagu suurem.
et sa ei pea minema ja ütlema kohe seda kõige kriitilisemat piiri, mis on sul piiriks, vaid eriti kui inimene ei ole sulle väga tuttav, siis ütle nagu kõige safe im koht, kus sa tunned ennast hästi. Ma võib-olla veel igaks juhuks selles mõttes nagu ütleks veel, et üks märksõna kindlasti või mis siin nagu miks need piirid on nii olulised, on ilmselgelt on see haavatavus, eks ole, sest et selleks, et me midagi saame kogeda, selleks me peame natukene olema nii-öelda nagu lahti ja see, kui sult võetakse ära siis läbi nagu nööride ka teatud sihuke kontroll, siis sa oled üli haavatav ehk et nagu kui nagu noh, tantras kui sellises on ka, see ongi seesama haavatus, ma pean lubama, aga siin on see nagu mul on mõlemal on nii-öelda suurem nagu kontroll, aga kui sa oled just nimelt jah, nagu kinni seotud, siis sa oled noh, täielikult nii-öelda nagu kogemuses mingis mõttes nagu sees hästi nagu haavatav ja nagu ma alguses kirjeldasin, köied teevad vähemalt minu kogemus kõik mõnevõrra intensiivsemaks. Ja ilmselgelt siin ongi natukene võib-olla ka keerulisem neid piire selles mõttes nagu väljendada, kui tuleb mingisugune tunne või see, kui ei ole harjunud. Ja seda peaks lihtsalt sõna otseses mõttes jah, lihtsalt nagu harjutama ennem, et ma enamus töötubasid mitte siis ainult nagu Shibari või ongi hästi lihtne või noh, juba see, et lihtsalt sa saad kokku ja nii ja ütled või noh, ja kuidas me ka nagu teeme tihtipeale ongi see, et lihtsalt tehakse mingisugune sümboolne liigutus ja et ma saaksin välja öelda selle kas siis märksõna või et stopp või mis iganes see parasjagu on, ehk et ma ei soovi seda rohkem, et sul on vähemalt see kogemus oleks nii-öelda nagu olemas, sest mõnel on seda lihtsalt juba nagu välja öelda kuidagi nagu keeruline. Ja absoluutselt, te toote minu meelest sisse nii olulisi teemasid, et kui saad see Shibari ja köite sidumine ära võtta, siis võiks vabalt üle kanda hoopis teistesse eluvaldkondadesse, et mulle tundub, et see on ikkagi üks väga suur tervikkogemus just selles mõttes, et meie vestluse alguses ka ma mainisin, et Shibaril Eestis on ikkagi suhteliselt selline tugev tabumaik, võiks öelda, et kasutada selliseid selgeid sõnu, et neid reaktsioone tuleb väga erinevaid, isegi kui ainult õrnalt mainida, et ma olen ühe korra ühes töötoas käinud. Et miks te arvate, miks sellel on niisugune tabumaik juures, mida võiks natuke avada, et sellest saada lahti? No, eks ilmselgelt internet, noh. et võib-olla nagu, noh, ma ei oska ka öelda, aga noh, peale, mis enamasti nagu, kas siis nagu, kui sa nagu otsid või vaatad, siis ka mingid pildid või kuigi selles mõttes ma ütlekski jah, et need on enamasti võib-olla ongi nagu pildid ja seal võib-olla on nagu vähe ka nagu riideid seljas kellelgi. Siis noh, see tegelikult ju otseselt isegi nagu ei peaks isegi nagu olema, et selles mõttes on keeruline, et miks tal nagu selline nii tabu nagu maiki juures on, aga no jah, ja võib-olla siis jah, nagu selles mõttes ka ta ju käib jälle nagu sihuke märksõnad, eks ole, BDSM, mis on noh, millel on ka väga selles mõttes selline siis tabumaik jälle nagu juures ja kindlasti nöörid käivad ka mingis osas sinna nagu maailma nagu ka. Et noh, ilmselt sellepärast lihtsalt jah, see võib-olla natukene ilmselt meie nagu siukese missioon võib-olla on ka või nagu, et esiteks see, et see ei ole ainult mingisugune seksivärk ja ma julgeks öelda, et üle maailma või nagu üleüldse, kes nagu seda nagu praktiseerivad, siis selline seksuaalne suunitlus sellel on, noh, ma ei oska öelda, 10-20% võib-olla ka praktiseeritakse seda ikkagi nagu paljudel teistel eesmärkidel. Selline visuaalne pool on vist kõige populaarsem, kui nüüd nagu üle maailma niimoodi nii-öelda nagu võtta, aga ta on ikka selline hästi jälle, noh, igas mõttes nagu kogemuslik nagu praktika, ta teeb mingis mõttes, mida iganes sa nii-öelda nagu teed või mis sa tahad nagu teha, tal on see potentsiaal võimendada seda. Nüüd, kas see peab olema, no jälle, ma ütleks, igaüks mõtleb oma rikutuse piirides, et kui on nagu tabu, no vastavalt olla. Ja see ei ole otseselt, ei ole ju nagu vale ka, et ega siis seda loomulikult kasutatakse ka nagu
seksuaalsel eesmärgil voodimängudes sellised noh, BDSM dünaamikad, siis domineerimine, allumine, need on need elemendid seal, mis mingisugusel rohkemal või vähemal määral on enamasti on seal olemas nii-öelda küll. Et võib-olla see teeb ka selle natukene nagu keerulisemaks nagu, et kuna see, noh, ei saa öelda, et see ei ole nagu see, sest et mingis osas on ja ta on mingis osas, aga ta on väga-väga palju rohkem ja väga palju erinevaid asju siis ütleme. Ja sellepärast ta nagu ei peaks olema tabu, igaüks kasutab milleks ta tahab. Ja seda me ilmselt ka ju töötoas avame, et mis täpselt ja kuidas on ju. Ja no jah, me mingit seksivärki seal selles mõttes nagu ei ole plaanid teha, et noh, kui nagu tutvustada, ma ütlengi, et üks oli siis köie kohting on ju, kus on võimalik põgusalt siduda või kogeda, saada mingi esmane nii-öelda nagu tunne või kogemus kätte, mis see võib teha ja niimoodi, noh, kuidas see võiks nii-öelda järjest nagu jõuda, ehk et ongi niisugune kerge tutvumine, see usalduse loomine, kuidas ma suudan ka seal siis iseennast nagu siis kehtestada ja mismoodi siis see mõjub, eks ole, erinevate inimestega. Ja teises töötoas see on ka selline hästi kogemuslik, et me sellisel kujul ei ole teda nagu teinud varem. Me oleme nagu ise nii-öelda nagu katsetanud, aga sihuke nagu, mis minu jaoks on päris nagu, mis teeb see, eelkõige on kogemus, eks ole, kõige, noh, meie jaoks suuresti on see primaarne. Tehnika on see, mis võimaldab teha just nagu rohkem natukene nii-öelda, aga see on mingis mõttes teisejärguline, vaid see, kuidas sa suhtud või suhestud nende köitega, ehk et see, kuidas ma seon. See on see, mida, et kui minu sees on ülisuur hellus või õrnus, siis köitel on võimalik teha seda veel võimsamaks mingis mõttes. Kui minu sees on selline kiuslikkus või mängulisus, siis köitega ma saan võimendada seda jälle nii-öelda edasi anda. Või kui minu sees on selline ka nagu sihuke domineeriv ja nagu sihuke pealetükkivus või nagu sihuke võimuvõitlus nii-öelda, siis ka seda saan selles mõttes nii-öelda nagu noh, absoluutselt kõik, mis minul on, ma saan võimendada seda. Ja minul isiklikult meeldib hästi neid erinevaid külgi kõiki nagu kogeda või avastada ja vaadata, mis need minus välja toovad. Ja üks viis, kuidas, sest enamasti on keeruline võib-olla nagu häälestada, et ole nüüd see, siis üks viis on nii-öelda läbi nagu lugude, ehk et noh, mis meil ongi, et meil see teine on selline köite jutustamine, eks ole, köitega jutustamine. Ehk et kui sa oma peas saad nagu inspiratsiooni mingisugusest, lugudest võib väga, lugu võib olla väga erinev selles mõttes. Aga me siis nii-öelda anname natukene nagu ette nii-öelda nagu lood ja mõte on ka, et esimene on selline nagu meditatsioon isegi, ehk et on nagu juhendatud just nagu meditatsioon mingis mõttes ja köied on lihtsalt see abivahend ja kuidas siis see kogemus nii-öelda nagu võimendub või mida see nagu nähtavale toob, et nagu muinasjutt. Ja jälle sa jõudsid mu sammu ette, ma just tahtsin öelda, et te olete köitest rääkinud, kui ütleme lugude, just see loo jutustamise osa, et tahtsin küsida selle kohta, et kogu aeg üks sammukene ees, väga vastu. Aga võib-olla siis otsesemalt, et kui ja neid inimesi on palju, kes ikkagi vaatavad niimoodi skeptilise pilguga sellele asjale, et siis mida öelda või mida soovitada inimesele, kes mõtleb, et ma ei tea, kas see on minu jaoks, aga tegelikult on näha, et uudishimu on olemas. Või siis, kui keegi kogeb nagu hirmu, et on mitte võib-olla skeptilisus, aga et kuidagi on selline, ei tea, aga jälle uudishimu on seal, et kuidas nagu julgustada või mida soovitada inimestele, kes mõtlevad, aga tahaks tegudeni jõudmiseks natuke julgustust. No üks variant on see, et või noh, millele võib-olla paljud inimesed ei mõtle, et täiesti okei on tulla nii meie töötoas kui ka siis köieparadiisis toimuvatele üritustele koos samasoolise sõbraga näiteks.
Et põhiline on see, et inimene, kellega sa tunned ennast nagu turvaliselt, sa ei pea temaga olema romantilises suhtes. Et lihtsalt hästi nagu minnagi koos või tullagi koos kogema seda asja, et mis see siis tegelikult on, vaadata üle ja proovida läbi. Sest et niikaua, kui sa lihtsalt mõtled, kas see on mulle või mis see on täpselt ja kõike muud, ega sa ei saagi teadma enne, kui sa pole proovinud reaalselt läbi. Absoluutselt. Ma ütlen siia vahepeale, meid on tulnud juurde, et kui keegi tahaks küsida midagi, mille peale mina ei ole veel tulnud, et siis võib siia chati panna oma küsimuse ja mõne hetke pärast siis me võime vastata ka kerkinud küsimustele nende seast, kes vaatavad. Aga mis teie enda kogemuses veel praegu, mis te ütlesite, kaua te olete sellega tegelenud? 15 aastat või? Kokku 15 jah. Oli vist enne? Mul on 5 aastat. Okei, sorry, mul oli valesti. Et ühesõnaga, mu point oli see, et ilmselgelt see on väga suur osa teie elust. Et millega köied teid ennast ikka ja jälle üllatavad või ütleme, mis teie enda need kõige siuksed inspireerivamad momendid on, kui olnud siin, kui on okei jagada otse loomulikult? No minu jaoks ongi see nagu endiselt üllatav, et ma olen nagu 10 aastat tegelenud sellega ja endiselt tuleb uusi üllatusi nagu sisse. Et arvad küll, et ma tean, kuidas ma käitun või kuidas ma reageerin või mida ma mõtlen seal köites olles või tunnen, aga siis tuleb ikkagi nagu hoopis teine või uus kogemus või täiesti midagi sellist, mida ei oska oodatagi. Et noh, lihtsalt see on niivõrd lai see kasutusvaldkond ja just see tegelikult see sügav, see mõju, mida need köied nagu sinuga teevad. Pluss see, et kuna see on ikkagi enamasti kahekõne, sul on 2 inimest seal ja nöörid vahepeal, siis need iga tegelikult väike liigutus läbi köite mõjutab kogu seda protsessi. Ja sa kunagi ette ei tea, kuidas see täpselt mõjutab ja kuhu see kõik välja jõuab. Ma võib-olla, kui sa küsid, mis nagu üllatab või mis mul pähe tuli selles mõttes, et see ongi nüüd jah, mingis mõttes hästi nagu isiklik nii-öelda, aga need köied on mingis mõttes on väga ausad. Ehk et ka ikka on nagu siin ka lähiminevikus selles mõttes ikkagi on nagu tulnud ette, ehk et just kuna see ongi, et kui sa oled nagu nii palju nagu sidunud, siis see tundub nagu, et ta on mingis mõttes nagu uus kogu aeg natukene või see kogemus on, aga see on ikkagi selline nagu mugav või tavapärane nagu see. Aga mis on nagu olnud, et ehk et kui omavahel, näiteks ütleme jah, suhte kontekstis nagu, kui on, mäletan, et kus me ei olnud tükk aega ei olnud nagu sidunud ja siis oli mingisugune teema oli ka või ma ei mäleta, kuidagi oli nagu, natuke aega oli nagu õhus kuidagi omavahel ja sidusime, ilgelt kehv sidumine oli selles mõttes. aga see tõmbas selles mõttes nagu nii palju nagu kuidagi ikkagi nagu lahti, et me saime selles mõttes, saime omavahel nii-öelda nagu ära rääkida või me jõudsime selles mõttes selle iduni nagu või ivani, mis siis nagu oli see, mis meil nii-öelda nagu õhus oli või siis on olnud nagu seda, kus vastupidi on väga mõnus ja nauditav, siduline kasvõi kuskil nagu töötoas või mis iganes endal ka nagu ja see on viinud samamoodi, on nagu viinud mingisugusesse sellisesse nagu uude kohta või kus jälle on nagu vau või on nagu tulnud mingisugused uued taipamised või asjad või nagu ehk et siuke nagu positiivses nii-öelda nagu võtmes. Jälle selles mõttes ka see kehv sidumine, see oli ka tegelikult oli positiivne võti jälle, et ta on siuke nagu hästi aus nagu jälle see muidugi või jah, ma ise alati või töötuledes ka rõhutan, et kui sa seod, et ole alati hästi nii-öelda nagu aus, ehk et see, mis sinu sees päriselt on, väljenda seda vahet ei ole, siis kas sa oled siis nööride seotav, siis väljenda mingis mõttes nagu neid tundeid või asju või kui sa oled siduja, siis samamoodi. Ja see saab nagu teha nii-öelda nagu imesid, ütleme siis nii.
ma mäletan, et Reeli tegelikult vist on ka öeldud, et köied on see aususe teema või kuidagi on tulnud, et see ise mingis mõttes ei lasegi kuidagi nagu olla mingis mõttes vale või noh, ma ei tea, see muidu läheb selleks filosofeerimiseks, aga see on jah isiklikuks kohas, see on väga nagu sihuke üllatav, mille peale nagu ei ole see, et noh, kuule, davai, mingi värk on, davai, seome nüüd umbes onju. Aga see kuidagi jookseb või suleb ja nagu noh, ei mõtle selle peale ja siis, kui see on nagu juhtunud või läbi, et see on äge. See oli taaskord mu järgmine küsimus, et millest inimesed saavad tihti aru või mida nad kogevad peale seda, kui sidumine on läbi. Et mis see aftermath on teie kogemuses, mis teiega on jagatud, mis teil endal võib olla? Et millise tundega inimesed kas sealt köitekohtingult või töötubade teisest paaridele mõeldud töötoast või siis privaatsessioonilt nagu ära, mis sealt nagu üles võib tulla, mida lihtsalt, et nagu laiendada. Kindlasti see on ju lõputu nimekiri asju, on ju, nagu sa ütlesid, et me oleme kõik erinevad, aga võib-olla, et see, mida oodata? Kas nii saab küsida? No oodata saab eelkõige ikka nagu seda, mida me ise nagu lubame, ehk et jälle see haavatavuse koht, eks ole, et kui sügavale me nagu laseme sellel kogemusel nagu minna, see eeldab ka muidugi nagu sükast nagu aega ja jälle selline usaldus ja kõik see, kes on see partner ja nii edasi, kõiki nagu seda. Seda on nagu keeruline või nagu ma ei oska niimoodi nagu öelda, et mida nagu, mis nagu tuleb või ehk et nagu noh, ma lihtsalt mäletan, et minu nagu esimesed kogemused või nagu alguses ja miks see mind ka nagu see intensiivsus või alguses siis mul oli päris tihti oli ikkagi nagu niimoodi, et siis kui pärast nöörid maha võeti, siis ma lihtsalt nutsin mingisugune 5 või 10 minutit. Ei saanud ise ka aru, mis pärast nagu polnud õrna aimuga, lihtsalt tuli, siis oli möödas, ehk et sa lasid selles nii-öelda nagu välja ja siis sükke jälle mitte rahu selles mõttes, aga väga sihuke kergus ja vabanemise ja sihuke rahutunne selles mõttes. Ja ma ütleks, et mitte, et seda nagu väga nagu tihti juhtuks, et see kuidagi nagu eesmärk oleks, aga mind väga alati puudutab või kui mul endal selles mõttes sidudes õnnestub nagu jõuda selle kohani, kus teine on nii puudutatud või sa puudutad nagu nii hella kohta, kus tuleb väike pisar või rohkemgi või nutt või mis iganes, et see on nagu kuidagi, jälle ma ütlen nagu, ma ei tea, mis see nagu see tunne või mis sa nüüd nii-öelda nagu koged, aga see kehaliselt, see muudab nagu midagi, toimub mingisugune nagu vabanemine või mingi see, noh, see, mis iganes see koht seal nagu on, et see on alati nagu hästi ilus. Aga no jah, seesama, see ikkagi nagu see rahu koht, eks ju, nagu ma ütlen, minul jõuab see rahu tavaliselt sellise hästi aktiivse ja mängulise ja võib-olla väljakutsuva ja kiusliku nii-öelda nagu sidumise järel. Jah, noh, raske on öelda, mida nagu oodata. Ma ütleks, et eelkõige on ikkagi see, et olla avatud ja teine olla aus, et mida on hea võib-olla üle rõhutada, et sidumine ei ole nagu mingisugune staatiline või nagu see, või ka see, et me näitame ette, voh, nii käib, vaid see on just nimelt vastavalt sinu paarilisega, sinu enda tunnet, kuidas see sinu jaoks nii-öelda nagu on, et sa usaldad iseennast, oma hästi kehaline protsess, eks ole, keha seotavana siis ja sidujana siis hästi sellist intuitsiooni, kuhu sa tahab siin nii-öelda nagu viia ja kuhu sa päriselt või nagu mis on see sinu ausus nii-öelda, eks ole. Ja see, mis siis juhtub, see on, ei tea, kunagi. Järgi uurida. Ma võin öelda peegelduseks teile, et ma resoneerusin sellega, mis sa jagasid. Minul ka tuli üles terve plejaad erinevaid emotsioone. Ma sain kätte pisarad, ma sain kätte naeru, ma tundsin ennast väga seksikana, ma tundsin ennast väga haavatavana, kogu see mäng. Aga mis oli tore, oli see, et teie enda energia, ma ei ole Shibari ruumides rohkem käinud, võib-olla see ongi läbiv, aga ma tean, et teie ruum oli väga mänguline.
et algusest peale see energia, mis te nagu seal lõite, oli selline väga lugupidav, väga teadlik, väga kommunikatsioonile orienteeritud küll, aga väga mänguline, mis on minu meelest ülitore, sellepärast et meil on nagu illusioon loodud, et enesega töö peab olema mingisugune raske asi, mida sa pead kogu aeg siis nagu madistama, on ju, millegagi rinda pistma, läbi kogema, et see oli nagu väga värskendav, et nii mängulises ruumis kogeda selliseid sügavaid asju, et see on ka kindlasti üks asi, mis mina tooksin välja. Ma ei tea, kas see mängulisus peab olema läbi, mul tundub või? Ei pea, et töötab ka ilma, aga ilmselt see mängulisus on lihtsalt meie enda dünaamikas nii tugevasti sees ja see Shibari ongi osaliselt meie jaoks nagu ikkagi sihuke mäng, et ta on, jah, ta võib nagu viia hästi sügavale ja ta võib olla ka vahel täiesti niisugune depressiivne isegi või mis iganes, aga lihtsalt see põhi nagu energia, mis nagu jah, millega meil ta seondub, on see mäng. Et ja võib-olla mulle isiklikult endale ka sellepärast see Shibari nagu väga nagu kõnetab ja meeldibki, et just nagu Markoga koos suhtes, sest et see täiskasvanud inimesena, seda on väga raske on leida neid mängulisi hetki elus. Ja see on täpselt selline nagu mäng, mis on, kus sa saad tegelikult seda nii-öelda tegelikult mängu ulatust alati nagu varieeruda. Ja sa saad mängida seda täiesti lapsikult, kui tahad, on ju, et veel panna mingisugused lapselikud riided ka selga ja siis on meil eriti nagu mänguline või mis iganes erinevad mängud, nagu me oleme teinud ka niisugust natukene nagu loomarollidega näiteks sidumist, et hoopis teine energia tekib, et noh, sa saad nagu sinna nii palju elemente sisse tuua ja tegelikult rikastada seda veel rohkem. Ja noh, kõik need samad mängud, nagu sa just ise jagasidki, võivad viia samamoodi kõikidesse sügavatesse kohtadesse välja, seega nagu miks mitte mängida. Väga hea teemapüstitus. Miks mitte mängida? Jah. Ma vaatan, et küsimusi hetkel ei ole tulnud. Kas on midagi, mida mina ei puudutanud, aga mida te ise sooviksite võib-olla veel esile tuua või peaksite huvitavaks välja tuua, et oma pikast kogemusest, mis võiks olla nagu vajalik või huvitav, põnev, mõnda müüti murda äkki. Mul ei ole siin müütide listi ees hetkel küll, aga noh, ma lihtsalt võib-olla selles mõttes, et kuna Shibari on ikkagi hästi praktiline ja füüsiline praktika, et siis kogemuslik, et ega seda ei saa kuidagi nii-öelda nagu välja mõelda ja ma ütleks veel, et jah, et siin need töötoad, mis me plaanime nagu teha, et need on väga sellised mõnusad, põgusad, väga siuksed nagu sissejuhatavad ja nagu kerged või noh, minu arust vähemalt nii-öelda kerged vastu võtta. Ma eeldan, et mingisuguseid väga suuri nagu jälle võimalik, et kellelgi nagu ikkagi mingisuguseid väljakutseid on meil kõigil kuskil igasugustes erinevates. Ma arvan, et need nöörid võib-olla ei ole siin isegi nagu see nii primaarne, et ma lihtsalt julgustan tulema, vaatama, katsetama, sest ega muidu ei tea ja noh, mis meil on võib-olla töötuvades päris, noh, mitte tihti, aga vahel nagu tuleb välja, et need samad natukene nagu need, et kui nagu kõnetab, et nagu need rollid, et oi, mulle meeldib kindlasti olla seotav või siis, et mulle meeldib siduda ja siis tuleb ikka päris tihti ette seda, et see teine pool oli isegi võib-olla huvitav või et see on ka äge, et kui proovitakse nii-öelda nagu mõlemat pidi, et me ei tea ennem, kui me päriselt ei ole seda nagu kogenud, et meil võib-olla on mingisugused lood peas, aga ilma reaalselt järgi katsetamata seda ei saagi teada.
no väga-väga suur aitäh teile. Kas sa, Reili, soovid midagi lisada veel äkki? Ma arvan, et siin praegu sai kõik see olulisem ära. Mulle endale tundub ka, et kuna tegemist on nagu nii tegelikult selge ja otsekohese kuidagi nagu ruumiga üldse, et see kommunikatsioon ja need piirid ja see kõik, see kuidagi kajastub ka isegi, ma ütleks, siia vestlusesse praegu. Et tegelikult väga paljust polegi rääkida, tuleb ise kogeda. Ühenduses festival on loodud selle jaoks, et inimesed saaksid lihtsalt kokku tulles juba teineteist julgustada, olema avatud ja uudishimulik ja et uudishimu on väga inimlik ja väga edasiviiv jõud elus. Et kohtume siis teiega festivalil. Aitäh teile tänase õhtu eest. Mõnusat puhkamist, suve nautimist edasi ja siis juba mõne nädala pärast näemegi. Aitäh, et kutsusid meid siia. No mul on siiralt hea meel, et see töötuba, workshop, webinar aset leidis, sellepärast et ma olin ise nagu väga inspireeritud ja mul on endal isiklik visioon olemata veel isegi kogukonnaga kokku puutumata, et inimesed nagu avastaksid neid erinevaid kohti, kuhu uudishimu tõmbab, et seal on palju väga ilusat infot. Nii et kohtumiseni ja aitäh teile veel kord. Ja, aitäh, mõnusat.